Tere päevast! Mul on väga hea meel olla siin ja tegelikult natuke jagada oma valutavat südant ka teiega. Ehk see valutav süda saab natuke leevendust. Tõepoolest igapäevaselt ma töötan SEB pangas ja tegelen pettustega. Nii, kuulsin juba väikseid muigeid. Ei, meie ei ole need, kes teevad neid kõnesid või saadavad e-maile või SMS-e laiali. Me tegeleme pangas sellega, et meie klient oleks kaitstud nii palju, kui meie teda kaitsta saame. Ja sellega, et need juhtumid, mis on aset leidnud, oleks uuritud ja me saaksime rakendada vastavaid meetmeid selleks, et olukorda parandada. Mida ma näen oma igapäevatöös, siis nagu ma jõudsin juba öelda, siis minu süda natuke valutab. Vahest valutab ka natuke rohkem, kui lihtsalt natuke. Ja võib-olla mul on küsimus teile, et ma ei hakka ise praegu kohe eeldama. Mis te ise arvate, kui küberturvalisuse teadlikud teie olete? Ma usun, et me kõik arvame, et vähemalt üle keskmise, kes me siin oleme või siis ekraani taga kuskil. Ja ma usun, et need küsitlused, mis on tehtud ühiskonnas, on täpselt samamoodi, et inimene vastates siis nendele küsimustele, mis talt küsitakse, mis puudutavad tema teadmisi küberturvalisusest, me kipume seal andma vastuseid, et me tegelikult ikkagi oleme teadlikud, sest me ju ei taha öelda kellegile, et me tegelikult ei tea midagi. Ja kui ma nüüd lähen sinna igapäevatöösse, kus minu kõik päevad on just nimelt seotud selle erinevate siis küberkuritegevuse tüüpidega, siis ma näen, et tegelikult see teadlikkus on ikka kohati ülimadal. Ja millest see väljendub? Kui me nüüd oleme teinud SEB-s siukest, ma nimetan seda ise siukseks nagu täppisteaduseks, ehk kõik juhtumid, mis meil õnnestub kas ise tuvastada või klient pöördub meie poole, et midagi on juhtunud, annaks Jumal, et neid juhtumeid, kus pöördutakse ja öeldakse, et midagi ei ole veel juhtunud, oleks tegelikult rohkem. Neid on tegelikult väga vähe. Ja kui ma vaatan statistikat, siis 2023 võrreldes 2022 aastaga me avastasime 90% rohkem juhtumeid, mis on päris drastiline tõus. Need 10 miljonid, mis meie riigist välja voolavad rahastamaks kuritegevust, see võiks olla väiksem. Ja ma mäletan, kui ma seda statistikat hakkasin nagu rohkem jälgima ja proovisin aru saada, et miks need olukorrad juhtuvad. Miks inimesed nii kergekäeliselt lähevad kaasa petturitega, annavad neile tohututes summades rahasid, siis ma sain väikse jälgimise aja jooksul juba sellest aru, et see võluvõti on inimeste enda teadlikkus ja skeptilisus internetikeskkonna suhtes ja seal võimalike levivate ohtude suhtes. Kuna meil on kliendiga otse nii-öelda kontakt, siis me alati püüame saada võimalikult palju teada sellest, kuidas see olukord kulmineerus. Ja läbivaks jooneks tõepoolest on see, et inimene ütleb, et aga ma ei tea. Ja tõepoolest, kuidas sa saad ennast kaitsta või tunda ära ohuolukorda, kui sa ei tea, mis on need punased lipukesed, millele tähelepanu pöörata või siis nii-öelda, mida nagu ära tunnetada, et oi, siin on asi keeruline, kriitiline ja siin oleks vaja nii-öelda siukest ratsionaalset lähenemist. Ja miks
miks on võib-olla siukesed olukorrad meil aina sagenevad? Ma ei näe ka nagu siukest innovatsiooni, et meil on väga suur innovatsioon ehitamaks Eestis digiriiki. Meil on suur innovatsioon üldse digitaliseerida väga palju oma nii-öelda igapäeva tegemisi. Aga meie ühiskond ei jõua täies mahus sellele järgi. See digiriik jookseb ees ära ja teadlikkuse vaates meil on puudujäägid. Ja võib-olla tõesti see ainult see kuritegeliku suuna vaatamine on siukene nagu üldisemas pildis kitsas suund, aga pettused on ühiskonnas selline nagu läbiv joon, et me ei saa siin öelda seda, et ainult pettuse ohvriks sättuvad teatud näiteks vanusegrupid. Jah, eakamad inimesed on fookus ja on ilmselgelt suuremad kannatajad, aga ma näen seda, et ka noored, kellest eeldatakse, et neil on see digiteadlikkus, oskus märgata siukseid olukordasid, kus võiks need punased lipud olla püsti. Et nad on sündinud nii-öelda mingi digiseade käes, siis kahjuks see nii ei ole. Vanusegrupp 18–25 on kasvavas suunas, kes on samuti pettuse ohvrid. Ehk see on siuke läbilõige ühiskonnast ja me ei saa kindlasti öelda, et me räägime mingitest kindlast vanusegruppidest. Ja see on ka minu mõelest nagu siuke muret tekitav, et me ei saa loota sellele, et mingi generatsioon kasvab välja ja siis meil tulevad digiteadlikud või siis ütleme turvalisuse vaates teadlikud inimesed peale. Me näeme, et ka sealt on järelkasvu. 3 aspekti veel, millele ma tahaks jõuda ennem, kui ma lõpetan ja mis võib-olla sellest digiteadlikust maailmast ja sellest innovatsiooni ootamisest, mida mina loodan ja ootan jätkuvalt, ma tahaks ära välja tuua, on meie julgeolek. Kui meie inimesed nii kergekäeliselt jagavad oma identiteeti, jagavad oma PIN-koode, põhimõtteliselt lasevad olla kellelgi teisel digitaalselt tema. Väga sagedased olukorrad on need, kus inimesed lasevad oma digiseadmetesse võõraid isikuid kaugjuurdepääsuga. Ja siis on suur hämming, kui on juhtunud olukorrad, mis on juhtunud. Et julgeoleku vaates ma leian, et see on nii isikute julgeoleku vaates kui riigi julgeoleku vaates üks ohtlik moment. Kui me nii kergekäeliselt läheme kaasa nende skeemidega või sellega, et me anname oma identiteedi ära ja laseme oma seadmetesse. Mis ma veel mõtlesin, et ma tahaksin välja tuua, on üks seesama see digiriigi teema, mida ma juba tegelikult puudutasin, et meie digiriik areneb, aga teadlikkus lonkab vaikselt järgi. Ehk meil on vaja luua oluliselt paremat teadlikkuse tõstmise viisi. Minul seda siin kohe välja pakkuda ei ole, jah, ma olen oma pead väga palju ragistanud selle üle, et kuidas me saaksime seda teha paremaks, kuidas me saame nagu personaliseeritumalt nagu kuidagi minna nende inimeste suunas, et see ei ole ainult siuke meediakajastus, mida inimesed lihtsalt lasevad üle, aga et me saame nagu otse ja nendeni minna. Üleskutse. Ja 3. aspekt, inimeste väga suur usaldusväärsus internetikeskkonna vastu. Internetikeskkond ei ole paha, kui sa oled ideaalne kasutaja. Ehk sa rakendad kõiki võimalikke teadmisi ja turvalisuse meetmeid ja seda, kuidas seal liigelda ja nii edasi.
ma näen seda, et inimesed tajuvad, et see, kui nad on internetikeskkonnas ja teevad oma oste või muid tegemisi, siis seal justkui peaks kaitsma neid keegi teine ja sellele ei mõelda, et reaalses maailmas me ju rakendame meetmeid selleks, et ma arvan, mitte keegi meist ei lähe tänaval juurde tulevale isikule andma oma, ma ei tea, mida iganes ta küsib siis, raha, korterivõtmeid. Me juba eos näeme, et eestlase puhul, et keegi juba tuleb natuke võib-olla liiga lähedale, siis me juba astume sammu instinktiivselt niimoodi kõrvale, on ju. Aga miks me ei tee seda internetikeskkonnas? Miks me seal nagu oleme nii usaldusväärsed selle suhtes, kellega me suhtleme, kus me suhtleme? Et seda, ma ei ütle, et see peaks olema hirm, aga sihuke elementaarne skeptilisus selle keskkonna vastu, sest seal keskkonnas saab olla keegi, kes iganes ta tahab olla. Ma võin olla ka 10 inimest, meest, naist, mis iganes. Ma saan olla seal kes iganes. Ehk seda me tõepoolest näeme, et klientide vaates need, kes on ohvriks sattunud ja kellega on siis nii-öelda diskussiooni mindud ja püütud aru saada, miks olukorrad juhtuvad, ongi see usaldusväärsus. Usaldusväärsus ja eeldus, et siin vastutab keegi teine, kui midagi juhtub. On see pank, ma ei tea, on see võib-olla mõnel juhul mõni telekom seetõttu, et ta sai selle kõne vastu üldse võtta. Et siis see vastutus nagu kaob ära ja elatakse selles roosas mullis. Et see on suur ohukoht ja ma ei taha nüüd kindlasti öelda seda, et me peaks nüüd olema jube kriitilised kõige suhtes, sest et me ei saa, digimaailm on digimaailm ja me läheme nagu nii sinna suunda, kas me tahame või mitte. Aga lihtsalt, et me ikkagi hoiame seda elutervet skeptilisust ka seal keskkonnas ringi liikudes, otsuseid tehes, kontrollides samamoodi, nagu me teeme seda füüsilises maailmas, kus meil juba instinktiivselt, ma ütlesin, et toimivad teatud nagu siuksed tegevused, et me tõmbame siis kas kõrvale või ma ei tea, suurest hirmust jookseme minema, kui see inimene hakkab ka meid kõnetama, rääkimata sellest, et me anname sellele inimesele seda, mida ta küsib. Ehk minu sõnum on see, et me oleksime tähelepanelikumad ja oleksime võib-olla innovatiivsemad selle teadlikkuse ka nii-öelda janunemisel, et me ise tunneme ka huvi sellest, et me oleksime teadlikud selles maailmas ja kes võib-olla töötab tööalaselt või mõtleb mõnda uut lahendust välja, siis palun väga, siin on see valdkond, kus nagu ilmselgelt mitte ainult Eesti ei karju selle järgi, vaid kogu maailm karjub selle järgi. Et lihtsalt väiksed mõttekohad, kes tahaks sellega tegeleda, siis ma hea meelega aitan ka enda poolt nõu ja jõuga sellest, et kuidas seda teadlikkust siis innovatiseerida ja tuua nii-öelda ühiskonnale põnevaks kogemiseks. Aitäh!